Tere õhtust, head sõbrad ja mõttekaaslased! Lugesin mõni aeg tagasi uudist, et soomlased alustavad tuleval aastal Helsingisse niinimetatud puitlinna ehk Wood City ehitust. Seega hakkavad nad ehitama kaasaegset puitarhitektuuriga elu- ja ärihoonete kvartalit. Ilma kahtluseta oleks see kõik võimalik ka Eestis. Puit on meie oma taastuv ressurss. Saaksime seda veel enam kasutada meie enda avalike ja teiste hoonete ehituses. Meil on veel säilinud tugevad puidutraditsioonid ning meil on avara mõttega arhitektid ja nutikad insenerid. See kõik on meie tugevus. Puidu avaram kasutamine Eestis on meie endi valikute küsimus. See on nii uute hoonete tellijate ja reegleid loovate ametnike kui kindlasti ka arhitektide ja inseneride valikute küsimus. Neid valikuid tehes peame mõtlema sellele, et kodumaise puidu kui ehitusmaterjali kasutamine annab meie inimestele rohkem tööd. See toetab Eesti riigi meie kõigi arengut. Kokkuvõtvalt on tänase konverentsi ja minu sõnum lihtne. Me kõik peame tegema koos võimalikult palju selleks, et Eesti oleks kaasaegne ja samas säilitaks enda omapära. Puitarhitektuur on üks osa sellest tänapäevasest ja ubasest Eestist. Varsti saate teada aasta puitehitise auhinna laureaadi. Loodan, et tänane konverents ja oma loomingus puitu usaldavad arhitektid aitavad muuta meie ühiskonna suhtumist puidu kasutamisse ehituses. Nad aitavad Eestil olla julgemad, kaasaegsemad ja oma näolisemad. Õnnitlen teid ja õnnitlen aasta puitehitise preemia laureaati.